see on üks vana Gustav Adolfi gümnaasiumi maja, aga uks avaneb kiipkaardiga. Selles majas on üks väga huvitav klass ja see on muusikaklass ja lähme piirume, mis seal toimub. Tere hommikust 5. B-klass! Tere hommikust õpetaja Li! Istume. Nii. Ja tänane harjutus number 5, rock. lapsi innustate? Minule meeldib tunnis flööti õpetada, kitarre õpetada ja mulle meeldib väga teha klassiorkestrit ja kasutada kõiki õpilasi selleks, ükskõik mis pilli nad mängivad ja ükskõik mis pille meil klassis leidub. Tegime siis selle loo programmis Nõpflight ning siis kirjutasime sellest omaloomingulisest muusikapallast programmis Padlet. Ja siin piltidel on siis näha, kuidas me arvutiklassis kirjutame muusikat. Kuid alati on keegi, kes sust endiselt peab lugu, kelle jaoks sa oled tähtis, kes ootab ööseks koju. Kuid alati on keegi, kelle jaoks sa kuuled täheks, kes sind iial välja annaks, palvetab sul nimel.
mis teile ise siin koolis teha meeldib ja millega te lapsi innustate? No minule meeldib väga kitarri mängida ja trummi mängida ja siis ma püüan õpilastega sedasama teha ning õpetada neile erinevaid trummibiite, et nad saaksid oma lemmiklugudele kaasa mängida ja oskaksid seda teha. Ma tabasin korraga 2 muusikaõpetajat. Ühe nimi on Lilian Reinmets ja teise nimi Lii Tammerik. Aga mida te siin siis peale tööd arutate? Meil on arutusel üks uus projekt, mis Gustav Adolfi gümnaasiumis käsil. Ja seal on vaja meil välja mõelda, kuidas siduda omavahel orelit ja füüsikat. Järgmine nädal on meil juba esimesed huvilised Meriväljalt ja Mustamäelt. Seda me siin nüüd omavahel arutamegi, kuidas siis orelimeister, muusikaõpetaja ja füüsikaõpetaja omavahel seda asja korraga läbi viivad. Selline on elu meie muusikaklassis ja nüüd ma jään järgmist tundi ootama.